teekond haridusjuhtide praktikaprogrammini oli põnev, kuid veel põnevamaks muutus ta sellest hetkest, kui kohtusime meie praktikandi Kaspariga. Need 10 nädalat, mis me ühiselt veetsime, said nii toredaks vaid tänu sellele, et kokkulepped on kandnud ja koostöös ei ole pidanud pettuma. Esimestel nädalatel sai paika pandud lõpuprojekti suund, millest Kaspar koheselt ka kinni haaras. Kaspar soovib proovida uusi asju, mõtleb kastist välja, on innovaatiline ning leiab ideede realiseerimiseks alati ka võimalused. Usun, et see on kindlasti üks meie ühiseid jooni, mõelda suurelt ja teha asju nii, nagu neid ei ole varem tehtud. Meie jaoks oli keerukas välja töötada süsteem, mis pakuks võimalust koguda teadmisi ja kogemusi LHV juhtidel just läbi praktilise tegevuse, mitte teoreetiliste arutelude. Mina pean meie koordinaatori Merilini poolt välja töötatud praktikaprogrammi ja panust selle elluviimisel asendamatuks. Tänu temale oli Kasparil võimalik osa saada ka protsessidest, millele ligipääs puudub isegi meil endil. Meie mentor Age on suurepärane mõttekaaslane nii menteele kui ka mulle koordinaatorile. Ta on parim kaaslane, kellega seda projekti läbi viia. Ta on hingega asja sees ja ei piirdu vaid oma rolli täitmisega, vaid mõtleb kaasa ka laiemalt. Kaspar seest on kindlasti üks eriline koolijuht. Ta on juba teinud suuri asju, mõelnud kastist välja ja ikka jälle soovib oma kaaskolleege üllatada oma põnevate uute projektide ja ideedega. Rõõmu pakkusid hetked, mil Kaspar tõi lauda teemad, mis ta silma särama panid ja mille kohta ta ütles, et selle ma võtan endaga kaasa. Ma arvan, et sellised momendid annavad kindluse, et me oleme midagi õigesti teinud. Kaspar osales ka personaliosakonna töös, sealhulgas värbamisprotsessis ning väga lühikese ajaga oli talle selge, milliseid inimesi me otsime. Rõõm oli näha, et meie valikud ühtisid 100%. Vabalt võiks ta meile näiteks värbajaks tulla. Samuti oli rõõmustav näha, mida kõike Kaspar soovib sellest praktikast kaasa võtta ja see ei ole kindlasti ainult see üks projekt. Haridusjuhtide praktikaprogrammiga liitunud koolijuht peab olema valmis pühenduma praktikale ja oskama lahti laskma oma igapäevarutiinist. Ta peab usaldama ettevõtet, kuhu ta praktikale asub ja olema avatud vastu võtma uusi ja vahel tema jaoks ka ebamugavaid tegevusi. Koolijuht, kes selles programmis võiks osaleda, peaks kindlasti olema avatud meelega. Arvestama, et mugavustsoonist tuleb välja tulla ning kindlasti peab olema valmis kooli teemadest selleks 10 nädalaks lahti laskma ning keskenduma ainult praktikale ja uute teadmiste omandamisele. Kindlasti peab olema hea suhtleja, uudishimulik ning suur soov peab olema midagi suurt ära teha. Praktikal olles kõnetasid mind järgmised teemad. ESG, tõstamini töötajate kui ka õpilaste teadlikkust seoses keskkonnamõjude hindamise ja kestlike valikute rakendamisega. Rohekontor. Muudame kontori tegevuse keskkonnasõbralikumaks, järgides süsteemselt ja järjepidevalt keskkonnasäästlikke põhimõtteid Kopli ametikoolis. Teeme lähemalt tutvust ka mesilastega ja uurime võimalust kasvatada erinevaid taimi, et lähendada looduskeskkonda. Koostöökultuur. Pöörame suuremat tähelepanu töötajate tunnustamisele, üks-ühele vestlusele ja ühisüritustele. Tööandja bränding. Muudame kooli atraktiivsemaks, kasutades innovaatilisi lähenemisi kooli sihtgruppidele. Hackathon. Kutsume töötajaid ja õpilasi kaasa rääkima kooli tuleviku arengus. Ja lõpuks talvekontor. Leiame võimaluse töökeskkonna rikastamiseks, töötades teatud perioodil väljaspool Eestit.